Me oleme sõjas. Paljud on minuga nõus, me oleme sõjas. Amen. Ma mõtlen vaimses sõjas. Eelkõige. Jeesus ütles, et ärge arvake, et ma olen tulnud tooma rahu, vaid ma olen tulnud tooma mõõka. Ja ma ei ütle, et Jeesus ei esinda rahu, ta ütles, et ta on rahuvürst, ta toob rahu meie südamesse ärevuse asemel ja nii edasi, ta on igat pidi rahuvürst. Aga ta räägib, et ta toob mõõka ja see räägib sõjast. Sest me oleme sõjas ja Jeesus tuli, et tuua meile varustust selleks sõjaks, et me saaksime selles sõjas hakkama. Et me oskaksime võidelda, et meil oleks tööriistad ja relvad, millega võidelda. Me oleme konflikti keskel. Inimene, kes on kättesaadav Jumalale või täideb püha vaimuga, leiab ennast varsti keset lahinguvõlja, keset sõda. See on vaimne sõda, kus vaimne vaenlane, kurat, tahab hävitada inimkonda, tõmmata inimest kaugele Jumala kuningriigist ja Kristuse meelevalla alt. See on see sõda, millest me täna räägime, vaimne sõda. Ja nähtamatu kuningriik, maine kuningriik, vaenlase kuningriik tähendab ja Jumala kuningriik. Need on kaks polariseeruvat, vastanduvat kuningriiki. Ja kogu see sõda käib selle ümber, et inimesi tõmmata nagu teise kuningriiki, nagu punaste ja mustade sipelgate konflikt purgis, mida raputada, siis ühed hakkavad teisi sööma ja teised hakkavad esimesi sööma. Ja me oleme selles samas purgis. Ja meie sõda on vaimne, inimhinged, kas Jumala kuningriiki või siis saatana kuningriiki. Saatan tahab oma kuningriiki ja Jumal tahab oma kuningriiki tõmmata. Ja see eeldab osalejatelt lahingumentaliteeti, strateegilise plaani pidamist, sõjas osalemist, võitlemist, uue territooriumi võitmist. Üsna militaarne. Aga nii see on. Jeesus näeb oma kogudust võidukana. Jeesus ei öelnud, et me oleme sõjas, aga me saame kõvasti räsida ja peksa ja siis ma tulen ja kuidagi aitan teid. Ta ütleb, et mina ütlen sulle, Peetrus, vestlus oli tal Peetrusega, ta ütleb, sellele kaljule ma ehitan oma koguduse ja väravad ei saa sellest võitu. Mattuse 16:18. Põrgu väravad ei saa sellest võitu. Räägib kogudusest, Jeesus näeb oma kogudust, eklesia, Jumala rahvas, kokku kutsutud meie võidukana. Amen, sa oled võidukas. Sa tead seda. Ütle mu naabrile, ma olen võidukas. Ütle mu teise naabrile, sina oled ka võidukas. Aga need me oleme. Tegelikult see on meie identiteet. See ei ole motivatsioonikõne, ma upitan ennast üles, räägin omale positiivseid sõnu. Muidugi kogu see asi on positiivne, kui ma räägin positiivseid sõnu, aga see on fakt, et me oleme võidukas. Sest Kristus on võitnud ära kurja, alistanud saatana ja andnud meile meelevalla kõndida madude, skorpionite peal, vaenlase kogu väe peal ja miski teile iial kahju. Amen. See oli nüüd Luuka 10:19 tsiteerisin natuke ettepoole. Ta on andnud meile meelevalla, et me ei ole lihtsalt kuidagi isegi nii-öelda abilised, vaid meil on antud isegi meelevald, et me oleme võidukad oma identiteedi poolest. Sellegi poolest kimbutab meid põgenemise mentaliteet. Mitte osalemine selles sõjas. Allaandmine. Me maadleme sellega, me oleme kimpus sellega. Allaandmine on alistumine vaenlasele. See on sõda, kus keegi ei saa öelda, et ma vaatan pealt või ma olen tagalas ja koorin seal kartuleid. Sest kui kõik kooriksid tagalas kartuleid, poleks sõdureid, keda eesliinil ette võitlema saata. Kõik peavad saama väljaõppe, sõduri väljaõppe
ja need rollid sõdurina vahetuvad, aga kõik on sõjas. Efesuse kiri 6.11 räägib sellest, saage vägevaks issandast tema tugevuse jõus, pange ülle Jumala sõjavarustusest, et te suudaksite seista kuradi salanõude vastu. Sõjavarustus. Ja siis ta räägib sellest sõjavarustusest, Efesuse kiri räägib kilbist ja mõõgast ja kiivrist ja nii edasi, nii edasi. Räägib sellest, et me peaksime ennast varustama sõjavarustusega. Ja see on usklike ülesanne, sest et me suudaksime seda kuradit, vaimset vaenlast, vastast, tema salanõude vastu seista ja teda võita ja temast üle olla. See on see põhjus. Amen. See on see põhjus, meile antakse see varustus, me peame selle ise, me võime seda mitte panna, ma ei loe Jumala sõna, eks mul ei ole mõõka nii-öelda siis, et või kilpi, ma võin mitte panna, aga ma saan siis vaenlase käest tümitada, alistun talle ja see ei ole hea. Nüüd mõni ütleb, et ma ei ole kutsutud nagu sõdima, et ma lihtsalt olen nagu vaatan pealt. Aga ma tahan sulle öelda täna, et see vaatan pealt või mitte osalemine, et sellist neutraalset ala ei ole. Kui sa otsustad mitte osaleda, siis sa otsustad alla anda vaenlasele meele järgi olla. Ja üks tihti, mis ma olen selle tähele pannud, inimene tuleb ja ütleb, et tead, et mul on suured võitlused, aga tead, et ma olen kogenud, kui ma ei palveta, et siis saatan jätab mind rahule. Ja päris mitmed inimesed, ma tean, neil on suured võitlused ja ma saan sellest aru. Saatan jätab su rahule sellepärast, et sa annad alla. Sa paned relvad maha, ma ei palveta enam. Kui ma palvetan, siis tulevad rünnakud siit ja sealt ja tead, laps kukub näoli ja korterist visatakse välja ja igast asjad hakkavad juhtuma. Ja tead, ma jätan palvetasime katki, siis on kõik nagu rahulik. Aga ma lähen nii edasi, sest ma tahan seda rahu ja vaikust. See rahu ja vaikus, see mitte osalemine on alla andmine, sõbrad. Nüüd ma saan aru, paljud inimesed lähevad sellesse staadiumisse sellepärast, et nad ei jaksa võidelda. Ja see jaksamine võitlemine on sellepärast, et neil ei ole sõjavarustust. Neil ei ole seda meelevalla kindlust. Neil ei ole usukilpi, sõnamõõka. Nad ei ole ennast korralikult riietanud. Nad saavad lüüa. Aga taevaisa tahab, et sa paneksid omale sõjavarustuse selga, saaksid vägevaks issandas ja tema tugevuse jõus. Tema tugevuse jõus. Amen. Amen. See ei ole näpuga näitamine või etteheitev nende suhtes, kes on nii öelnud, et ma jätsin palvetasime pooleli ja siis läks rahulikuks ja kõik läks rutiiniks ja kõik on hea. Aga see on alla andmine, sõbrad. See on vaenlasele ennast üle andmine. Kui Iisraeli rahvas viidi Joosue ja Kaalebi juhatusel tõotatud maale, tõotatud maa ainuke viis ellu jäämiseks oli võidelda. Ja ainuke viis edasi minna oli vallutada. Kui ma mõtlen, et ma pean pealt vaata või ma ei osale selles, et kui sa oled eesliinil ja ütled, ma ei osale, ma olen passifits või vist, või kuidas selle kohta öeldakse. Jah, ma ei osale, et siis sa annad alla, alistad ennast vaenlasele. Nüüd ma ei hakka sellest passifismist rääkima, see ei ole see teema, et me räägime täna vaimsest sõjapidamisest ja siin peaks igaüks olema julge ja vapper võtma sõjavarustuse ja andma saatanale niimoodi. Okay? Siin ei ole passifiste. Ja? Vaimses sõjas on kõik sõdurid. Ja kes ütleb, et ei ole, see otsustab alla anda, see ütleb, saatan, ma teenin sind. See kõlab väga räigelt, eks ole. Ma ei ütle nii, et ma olen kirikus, ma olen usklik, ma olen 20 aastat usklik, ma teenin sind, aga kui sa annad alla, annad talle ruumi tegelikult. See läheb vaikselt niimoodi. Annad talle ruumi ja ei võitle ja tema territoorium on sinu ümber ja ta hoiab seda territooriumi. Isegi laiendab, tema tahab laiendada. Ta tahab oma territooriumi laiendada nii palju, et ta tahab südamega saada. Ja ta tahab inimeste südameid ja tead, kes tahab veel inimeste südameid, see on Jeesus.
ja tahab sinu südant täna. Ja siis selle läbi tahab teisi südameid. See on üks laiendab, kes laiendab kiiremini, kes võidu relvastub, see on tõesti sõda. Ja täna me oleme selles sõjas. Amen. Niisiis, põgenemise mentaliteet kimbutab meid ja see on tegelikult orja mentaliteet. See põgenemise või orja mentaliteet, ori on see, kes ootab, et keegi väljaspoolt päästab meie viletsast olukorrast. Nüüd me ei tea, mis on ori, sest meie põlvkond ei ole tõenäoliselt sellises orjuses olnud, kui oli orjapidamine tavaline ühiskondades, kultuurides, mõnedes on tänapäevani. Aga ori on see, kes ei saa öelda, et mina otsustan vabaks saada ja lähen välja. Ta ei saa teha, no ori. Ta on kellegi oma, ta on ahelais kinni. Keegi väljaspoolt saab öelda, et mina ostan ta vabaks. Ja see metafoor sellest ongi Kristus, kes ostis meid vabaks. Imeline. Me ei saanud iseennast vabaks, patusüüst vabaks osta, Kristus ostis meid vabaks. Ja orja mentaliteet on see, mis ütleb, et ma vajan, et keegi väljaspoolt tuleb meid viletsast olukorrast päästma. Orja mentaliteet ootab, nüüd ma lähen natukene libedamale teele. Orja mentaliteet ootab, et Jeesus meid sellest viletsast elust päästaks. Põgenemise mentaliteet ütleb, et Jeesus tule juba tagasi, vabasta meid sellest patusest maailmast ja kehtesta oma valitsus. Nüüd, ma ei tea, mis on sinu eskatoloogiline teoloogia või lõpuaegade nii-öelda arusaam, et Jeesus tuleb tagasi, võtab pühad üles ja kogu see lugu, eks ole. Ilmutuse raamat räägib sellest, reaalsed asjad. Jeesuse tulek. Ma ei tea, milline su arusaamine sellest, aga selle eskatoloogilise teoloogiaga on sisse hiilinud kogudusse orja mentaliteet. Ehk meie vaesekesed saame siin haledalt saatana käest peksa. Jeesus, tule juba tagasi. Siis me saame olla sinu tiibade all, sina kehtestad oma raudrusikaga oma valitsuse. Halleluja, amen. Ja see ongi kõik imeline. Jeesus tuleb ju tegelikult tagasi ja kehtestab ja paneb vaenlase kinni ja kõik see sünnib. Ja ma olen seda mõelnud kõik need 20+ aastad, et ma olen mõelnud, et nii raske on. Ja siis, kui ma mõtlen, kui nii raske on, siis ma mõtlengi, et võiks juba Jeesus tulla tagasi. Ja siis tulevad teised olukorrad, kus ma tunnen, Jeesus, sa oled juba siin. Sa oled juba andnud meelevalla. Sa oled juba mulle jõu ja väe ja palve, vaimu ja asjad ja kuidagi see asi liigub edasi. Kuningriik laieneb. Ja siis ma ei mõtle enam siuksed mõtteid, vaesekesed, tule ja päästa meid ära. See põgenemine on just kui viskab palli Jumala sülle. Jumal, tule, sina tee ise nüüd kõik ära. Päästa kõik inimesed ära, tee kõik töö ära. See on just kui sa viskad palli tema sülle. Ma ei suuda, ma ei jaksta. Aga kogudus ei ole selline. Kogudus ei ole kutsutud selliseks. Kogudus, ma tsiteerisin seda Mattuse 24:14, ütleb nõnda seda, kuningriigi evangeeliumi kuulutatakse kogu ilmamaale, tunnistatakse kõigile rahvastele, siis tuleb lõpp. Kui räägime lõpuaegadest ja lõpust, siis sellele eelneb kuningriigi evangeeliumi kuulutamine. Ta näeb seda, et Taimaale ja Filipiinidele ja Austraaliasse ja Põhja-Koreasse ja Somaaliasse, Lõuna-Aafrikasse, Argentiinasse, Venemaale, kes läheb, kes meil läheks. Ja siis tuleb lõpp, evangeelium peab jõudma igale poole ja see on see mentaliteet, tegelikult mentaliteet, mitte siis põgenemise või orjameelsuse mentaliteet, et vaesekesed meie, et Jumal päästa meid sellest, aga vastutuse võtmine ütleb, et töö vaja on enne ära teha, enne kui tuleb lõpp. Töö on vaja ära teha. Sõbrad, lähme tööle. Me tahame lõppu poole töö pealt. Töö on pooleli, evangeelium pole jõudnud igale poole. Ühiskonna mäed tuleb võita issandale. Kui me räägime nagu rahvastest ja niimoodi, siis tegelikult ka on nagu nii-öelda siis mitte ainult geograafiline maad, kuhu evangeelium, Jumala kuning, Jumala valitsus, Jumala meelsus, Jumala kummardus peab jõudma, aga ka selline nii-öelda siis
riigis maailm, eks ole, et ühiskonna struktuurid, nagu näiteks valitsus ja haridus ja ettevõtlus ja seal on veel meedia. Et need on need kohad, kus ka Jumala riik ei ole veel kehtestatud, see on ka omamoodi nagu riik, kuhu jõuda, rahvas, milleni jõuda. Ma mäletan, me rääkisime sellest 2022 aasta märts-aprill, rääkisime ühiskonna mägedest. Ja meil on igal ühel üks kutse, mõne selle mäe, kas siis jalameil keskel või tipus võidelda, et need ühiskonna osad saaksid vallutatud. Need mäed ja nende vallutamised illustreerivad Iisraeli rahva sõdu erinevate paganhõimudega, millisel mäel oled sina kutsutud võitlema. Need erinevad paganhõimud, mis siis Joosua juhtimisel, millega hakati vallutama, need esindavad teatuid ühiskonna osasid, milles me täna oleme. Sina oled tõenäoliselt osa kuskilt ühest või kahest või mõnest mäest, mõnest kultuuri kohast, võib-olla see on kunst või võib-olla see on kultuur või võib-olla see on ettevõtlus. Ma ei tea, kus sa oled, aga sa oled põhjusega seal. Sa oled põhjusega seal, et kehtestada ja laiendada Jumala kuningriiki. Seal on üks sõda, vaimne sõda inimeste üle. Ja kui sa ütled, ma lihtsalt teen oma tööd, ma teenin leiba ja saan palka ja ärme ajama asja liiga vaimulikuks, tead. Ma käin tööl ja rahu sellega. Ei, sa oled seal põhjusega, sest seal on vaimne sõda. Vaimne sõda nende inimeste elude ja südamete ümber. Sinul on oma roll mängida. Kuidas sa oma rolli mängid? Ma teen tööd seal, ära nüüd aja seda asja nii keeruliseks. Ei, sa teed tööd, jah, aga kuna sa oled kristlane, sa oled sõjas, mis on su sõjaline roll selles töökohas, kus sa oled? See ei ole lihtsalt nii, et sinu vaimne sõda on siin ja sa palvetad, või siis, kui su lapsed mässavad, siis saab, issand, alasta, aita mu lapsed, või siis, kui toitu üle laua, sa paled, Jumala, alasta, mul on vaja leiba. Ei, sinu vaimne roll on iga päev seal, kus sa oled. Vaimne, sõjaline roll on seal, kus sa oled, iga päev. Küsi enda käest, mis on minu roll? Kuidas ma peaksin võitlema? Kuidas ma peaksin Jumala kuningriik võiks siin laieneda? Tema on selle mägede võitmise arhitekt. Sa ei pea seda ise välja mõtlema, sa ei punita seda välja. Sa lähed ise ette, küsid, Jumal, mis sa tahad, mis on sinu plaan selle kohaga, kus ma täna olen? Geograafiline, töökoht ja pere ja nii edasi. Küsi püha vaim ja ta hakkab sulle näitama, palveta oma naabri eest või palveta oma ülemuse eest. Ta hakkab ideid andma. Ma mäletan, kui ma inseneribüroos töötasin nüüd juba üle 10 aasta tagasi, ma palvetasin oma kolleegide eest, palvetasin oma ülemuste eest, ma palvetasin seal oli arhitektid, insenerid, mis palvetasin arhitektibüroo ka eest, oli 2 bürood olid koos, aga olid samas eraldi. Palvetasin arhitektide eest. Mäletan, üks hetk tekkis võimalus, et mul üks arhitekt ütles, et Ivo, kas sa laulatad mind? Ma mõtlesin, ma laulatasin küll ja siis see oli fantastiline. Me tegime ilusa pulma õues ja rääkisin evangeeliumi, kõik see seltskond, kes seal sõbrad tuttavad, kuulsid seal. Nii imelised võimalused avanevad, kui sina hakkad palvetama oma töökaaslaste eest, sest palve on tööriist ja relv, millega sa laiendad Jumala kuningriiki. Amen. Sa võitled vaimuliku sõjapidamist. Ja mingil hetkel Jumal hakkab avama võimalusi, hakkab avama uksi, hakkab avama võimalusi. Amen. Ma olen nii põnevil sellest, kus sa oled. Kas sa oled ka nii põnevil? Ma tihti olen, mina vaesike pean siin koristama ja mina vaesike pean siin nii rutiinset asja tegema siin tehases ja värvihais ja vastike. Flip. Kui seal on inimesed, siis sa oled kõige paremas kohas, kus olla saab. Ja kui sa ei liigu sealt edasi, siis sa ei ole selle olukorraga võtnud käsile seda vastutust, mis seal on sulle antud. Mõnikord me oleme väga kaua mõnes kohas, kui me kibeleme edasi, sellepärast, et meie ülesanded ei ole täidutud seal. Amen. Mõnikord me oleme kauem sellepärast, et meile õpetatakse kannatlikkust. Ma olen inseneribüroos päris kaua või olen, mis perspektiivist vaadata. Tegelikult päris lühidalt, aga ma tahtsin minema, kibelsin minema ja ma ütlesin, mul on vaja sinu kannatlikkust. See on nii põnev, ma olen nii põnevil seal, kus sa oled. Ma tahaks tulla sinuga koos, sinu töökohta, vaadata. Vägev. Ilusad inimesed on sinu ümber. Õnnistame neid.
võtame 10 minutit, kirjutame välja prohveteeringu selle töökaaslase kohta. Nii põnev. Ma teen seda ise muuseas. Ma kirjutan, ma lähen, saan linnaosa vanemaga kokku, enne seda, Jumal, sinu anna sõna talle. Kirjutan valmis prohveteeringu ja lähen viin talle edasi selle. Ma teen seda. Või kohtun mõne piiskopiga või mingisugune muu koht. Mis on Jumala sõna talle? Mis on Jumala plaan talle? Mis on Jumala tahe talle? Sa saad seda issanda käest ja sa palvetad ja sinu kirg ja nälg ja janu ja sinu taeva alla tirimine hakkab asju muutma. Amen. Kas sa saad aru, kui põnev see on seal olla, kus sa oled? Mulle nii meeldib see koht, kus sa oled. Ma ei tea, kas sa täna töötad seal, kus sa töötad. Mulle nii meeldib. Nii palju inimesi on sinu ümber ja nii palju võimalusi palvetada. Issand, õnnista täna inimesi, kes mu ümber on. See on nii äge. Miks ma natukene nagu torgin seda praegu, on see, et sa silmad avaneksid lõputute võimaluste suhtes, mis sinu ümber on. Sest Jumal tahab, et sa näeksid võimalusi, mis su ümber on. Ja me tegelikult unustame ära, mina unustan ka, ma hakkan ka virisema, mäletan, meil oli üks aeg, kus meil ei olnud autot. Ja üks asi lagunes ära ja siis ei olnud ja siis ma hakkasin virisema, Jumal, mis pere ja kas pastori pere peab käima bussiga ja rongiga ja kas me peaksime olema mingid väärikad ja niimoodi. Ja tead, natukene vingusin ja halasin ja siis me hakkasime abikaasaga käima bussiga sõitma ja siis hakkasime sõitma rongiga. Tead, kui äge oli? Ma hakkasin nägema võimalusi. Me saime rongis rääkida inimestega, me saime nendega palvetada, sõitsime taksoga, iga kord, kui taksojuhi, kui sõitsime, rääkisime, palvetasime tema eest, õnnistasime, viskasime korraliku tippi talle. Nii äge, mõtlesin, vau, see on seiklus, see on elu nagu seiklus, nii põnev. Kui sul tekib mingi olukord, tea seda, et midagi põnevat on sellega Jumalale plaanis. Mis iganes see nagu, võib-olla pead ajutisele pinnale kolima või võib-olla su ettevõtte pannakse kinni või midagi nagu sinu jaoks toimub, mis sa ei taha ja lööb sind rutiinist välja. Tea seda, et Jumala on selle jaoks põnevad võimalused. Amen. Ma tahaks, et sa läheksid põlema, ma igatsen seda, ma tahan, et püha vaim hakkaks ilmutama neid võimalusi, neid asju, sellepärast, et see on tema, kes tahab sinus võidelda, sinu läbi võidelda, sest sa oled selles sõjas, sa oled võitlejaks loodud, sa oled võitjaks loodud. Ütle mulle amen. Ütle mu naabrile, ma olen võitjaks loodud. Ütle teisele naabrile, sina oled võitjaks loodud. Niisiis, sõbrad, me oleme vestlenud ja jõudnud välja, et me saame aru, et ainuke olemisviis üldse, kuidas olla, ei ole mitte pingil istuda või nii-öelda pealt vaatama, mis need Jumal on, mis need Tai missionärid seal teevad, no vaatame, kandke ette, oli väärt ka või? Ja sükest rolli ei ole. Ainuke osalemisviis sulle ja mulle ka on, olemisviis on võitlus. Võitlus on ainuke viis edasi. Joosul Kaalebil, Iisraeli rahva edasiviimine oli ainuke viis võidelda, sest seal oli 100% vastuseis. Kõigis paikades, kõigis linnades, kõigis külades, Jeerikos, millest me laulsime, oli vastuseis. Neil ainuke viis oli läbi võidelda, territooriumi vallutada ja ainuke viis sinul on edasi minna koos Jeesusega, kehtestada tema valitsus. Ja ma tsiteerin selle uuesti, mis ma enne tsiteerisin selle kirjakoha, mis ütleb Luuka 10.19, ütleb nõnda, vaata, ma olen teile andnud meelevalla kõndida madude skorpionite peal ja vaenlase kogu väe peal, miski ei tee teile iial kahju. Nüüd, meil on meelevald Jeesusega kehtestada tema valitsus. Me oleme tema valitsus maa peal, me oleme partnerid koos temaga, kuhu püha vaim juhib sind täna seda tema meelevalda laiendama. Nüüd ma natuke rääkisin töökohtadest ja niisugusest geograafilistest lokatsioonidest, kus me oleme, aga võib-olla ka kutse, rääkides nüüd sellest, mis on
Sinu kutse, mida Jumal on sinu vastu rääkinud, võib-olla sa pead kirjutama midagi, võib-olla saad looma mingit sisu looma, mingit kuskil käima, midagi tegema, mingit muusikat tegema. Ma ei tea, mis see on, aga Jumal tahab, et tema meelevald seal laieneks. Minul muuseas, ma teen seda, mina tean juba järgmisi raamatuid, mida kirjutada, mis puudutab teatud inimgruppe, spetsiifiliselt sihtgrupi südant puudutada. Ma tean, kuhu neid kirjastada, keda puudutada. Ma tean raamatuid, mida kirjutada. Et Jumala kuningriik laieneks. Ma juba tean järgmist sihtrühma, kellele profeteerida ja evangeelium viia. Ma juba tean, Jumal rääkis mulle eelmine nädal, et mis on see sihtgrupp, kellele hakkab profetid, mis iganes, ma ei ütle. Ja ma kirjutan neile profeteeringu, saan kokku, tere, Jumal andis sulle sõnumi ja siis palvetan nende eest. Ma juba tean seda. Ma tean vaimset järgmist meelevalla taset, kuhu kasvada, et näha uuel tasemel tervenemisi. Et kehtestada Jumala kuningriik, Jeesuse valitsus, muuseas Jeesuse valitsus, kus sa loed Mattuse evangeeliumi alguses, Jeesus paastus 40 päeva, sai ette valmistused teenistuseks ja siis hakkas käima mööda linnasid ja külasid. Ja tead, palju terveks said? Kõik said terveks. Jeesus oli nagu mega õitsev ja tulus teenistus. Kõik said terveks. Ma hakkasin mõtlesin, kuidas see võimalik on? Meil on siin mõned seljad saavad terveks, põlved. Ma tahaks, et kõik saaks terveks. Seda peab kiskuma alla taevast, mis on sinu ülesanne, mis Jumal sulle on andnud, mis ideed, mis mõtted, mis unistused. Mina juba tean uusi mentorid, kellelt õppida, kellega läbi käia, et liikuda edasi. Selleks, et Jumal ja tema kuningriik koos Jeesusega võiks laieneda. Amen. Mis on sinu, mis püha vaim kutsub sind, kuhu püha vaim sind läkitab tema meelevalda laiendama. Mõne jaoks on see minna missioonireisile. Mõne jaoks on minna tööle välismaale. Ja siis sa mõtled, et see on töö, sa mõtled, et see on üks raha. Jah, see on osa sellest, aga see on palju rohkem. See on palju rohkem ja see on palju põnevam. Amen. Tahan sind julgustada sellega, et see võitlus, kui me räägime võitlusest ja sõjast, see võitlus on tema abiga. Amen. Tema. Nii tihti seda tõenäoliselt tunnistad, et ma olen jäänud alla. Ma ei suuda, ma ei oska. Kes olen mina? Nad on ju suuremad ja tugevamad ja vägevad ja neil on varustus, neil on raha, nad on jõukad ja sa tunned, sa jääd alla, aga tead, mis sina võitled koos abi. Vanas testamendis, muuseas, see juba hakkas pihta. Joosua, ta ei läinud ise suure sõjaväelise entusiasmi ja karismaga, kuigi tal mingil määral seda oli, eks ole. Kuningas Taavet ka, tal nagu oli teatud määral mingisugust sõjaväelist oskust. Aga tema trump oli, et ta võitles koos Jumalaga. Ja pangem tähele, mida ütleb Joosua 1.5.6. Jumal tõotas Joosole. Jumal ütles, et mine sinna ja hakake vallutama neid Jeerikoid ja neid linnu. Ta ütles, et ükski ei suuda sulle vastu panna kogu su elu ajal, nagu mina olin Moosesega, nõnda olen mina sinuga. Jumal tõotas, et ma olen sinuga, sa ei ole üksi. Ma ei lahku sinust ega jäta sind maha, ole vahva tugev, sest sina pead andma selle rahvale pärisosaks maa, Iisraeli rahvale pärisosaks maa, mille ma vandega olen neile vanemale tõotasin anda neile. Amen. Nüüd, Jumal tõotab olla sinuga. Amen. Ütleme naabri, Jumal on minuga. See oli võimas praegu. Ta on sinuga. Ta on sinuga. Ja see on seotud tõotusega. See ei ole seotud Joosua isiklike ambitsioonidega. Mina tahan, mina pürgin, minu plaani. Ei olnud. Kui sa lähed oma asjaga, mis ei ole läbi räägitud, kooskõlastatud püha vaimuga, Jumala plaaniga, siis sa jääd jänni. Ta on sinuga, kuhu ta sind läkitab. Amen. Olge ausad. Nüüd, mina ei oleks siin. Ma olen siin sellepärast, et Jumal mind läkitas. Amen. Ma ei ole seal, ma ei käi seal sellepärast, et mina tahtsin. Mis ma mõtlen, seal on väljas kuulutamas. Mina ei tahtnud. Mina tahtsin kõva õpetaja ja targutaja olla siin. Aga Jumal ütles, et Ivo, sa lähed välja. Mina ei tahtnud seda.
See pole üldse loomuses, see pole mingi tugevus, kes olen mina. Tema otsustas. Aga tead, mis juhtub, kui tema otsustab, kuhu ma lähen, siis tema on minuga. Nagu Joosuaga. Joosuga oli Jumal, et on sinuga. Jumal on sinuga, kuhu ta sul läkitab. Sa pead ära tunnetama, kuhu sa lähed, kuhu ta sind saadab. Kuhu ta sind saadab, seal ta on sinuga. Sa ei usu mind? Okei, vaatame Uut Testamenti. Vaatame Uut Testamenti. Me juba vaatasime. Vaatame, olen andnud teile meelevalla. Ja tegelikult Eefesuse 6.11, kui me rääkisime sellest sõjavarustust, siis ta ütles, saage vägevaks issandas ja tema tugevuse jõus. Tema tugevuse jõus. Ta räägib sellest, et see on tema tugevus, millega sa lähed. Tema jõud, millega sa lähed. Sinna, kuhu tema sind läkitab. See on tema, kes sind päästab, see on tema, kes sind läkitab, see on tema, kes annab jõudu, see on tema, kes teeb sinu eest kõik 99,9% ära. See on tema, kes saab au kõik endale ja siis no, saate aru, millest me räägime, eks ole? See on nagu läbinisti on tema ja sinu elu on vilets ja virelev, kui sinu kreedo on mina, mulle, minuga, minu läbi, minu tahe. See lihtsalt nii on. Kui liiga palju on mind ja mina ja minu jõud ja minu visioon ja vähe on Jumalat ja tema visiooni, siis see jääb viletsaks, see jääb kaotajaks. Tead miks või? Sest ilma Jumalata sa ei jää vaimses sõjas peale, vaid sa jääd alla. Sa jääd alla. Mõnikord mõned meist lähevad võitlusesse, mis pole meie võitlused. Mõned üritavad tulla siia ja haarata mikri ja leida endal siit üks positsioon, mis pole neile antud. Või mõni läheb kurja vaime välja ajama kuhugi tänavale, aga ta ei ole nagu varustatud, treenitud selleks ja saab haiget, tal tuleb endal mingid rämedad rünnakud. Me peame oma meelevalla tasandil opereerima, kasvama sinna, sest selleks on tema varustus ja tema on meiega. Jah, ta on armuline, ta näeb, me teeme vigu. Ma olen vigu teinud muuseas. Ma olen nii tänulik Jumalale, et tema on pannud käe ette, just kui sein on olnud ees olukordades, kus ma oleks rumalaid otsuseid teinud. Oled sa nõus, et ta on hea ja armuline? Ma olen tema armu kogenud. Ja ma arvan, et ma võiks öelda, et ma ei oleks täna siin, kui Jumala arm ei oleks minuga, ta ei oleks käsi ette pannud ja nii edasi, nii edasi. Amen. Nüüd, me teeme vigu ja see on lubatud ja ma ei ütle, et mingi tege vigu, see ei tähenda seda, et teeme veod, Jumal päästab mind, paneb seinad ette, Ei, püüdleme täiuslikkuse poole, aga tea seda, et kui sa komistad, siis ta ei löö sind jalaga välja, ta ei löö sind perekonnast välja, sa igavene kasvatamatu pujään laps, saate aru, ma ei ole oma laste peale vihane, aga mõnikord see on see, et sa tead, et kui sa teed mööda, paned mingi vale otsuse käiku ja paned oma elu ja rahad mängu, siis tea seda, et ta tegelikult on armuline ja aitab sind sellest välja. Sul on vaja seda teada, sellepärast, et kui sa teed vea, siis vaenlane tuleb sulle ütlema ja rääkima teisi asju. Vaenlane tuleb sulle ütlema, sa oled läbi kukkunud. Selle otsusega sa kirjutasid oma surmassertifikaadile alla. Sinu äri on lõppenud, su pere läheb laiali, see otsus on fataalne, sellest piisas, et kõik on nüüd läbi. No see on saatan, on ju. Ta teeb sellest veast 50 korda suurema vea, nii palju selle ahelreaktsiooni on sellest ja kõik läheb nagu allamäge. Saatan teeb seda, eks ole. Nüüd, kuidas see töötab, on see, et sa ei kuula ja ei mõtiskle selle üle, mida saatan sulle just rääkis. Sest ta pressib oma ideed läbi. Ta pressib oma ideed kas siis nagu intuitsiooni kaudu või sotsiaalmeedia kaudu või kellegi teise inimese. Tihti keegi teine inimene tuleb sulle, sina tegid nii, sina oled selline, nüüd on kõik pekis. Igat pidi ta pressib oma mõtted läbi sulle ja ta tahab, et sa usuksid neid ja see, kuidas see töötab, on see, kui sa usud seda, mida saatan sulle ütleb läbikukkumise hetkel, siis see hakkabki kasvama selleks reaalsuseks. Inimesed, kellele nõiad on öelnud, et sa sured 50-aastaselt. Paljud neist surevadki selliselt. Miks? Sest nad hakkavad seda vaenlase vale uskuma. Ja see vaenlase vale uskumine toidab vaenlase väge.
ja sul tekivadki kasvajad ja vähid ja asjad. Aga me peame ütlema, sina, kes sa ütlesid mulle saatana vale, ma ei usu seda, ma elan kaua, sest Jumala sõna ütleb, et tema on mind kõrge eaga kutsunud ja täitnud. Amen. Amen. Nüüd see töötab selliselt, sa peadki otsustama uskuda, mida Jumala sõna ütleb sulle, mida Jumal sosistab su südamesse ja fokusseerima oma tähelepanu sinna. Fokusseerima tähendab katkematu tähelepanu. Katkematu tähelepanu. Sa näed silmanurgast, vaata, sa näed, et mingi möll käib seal. Sa hoiad oma fookuse selles, sa näed, sa tead, et sa võiksid vaadata sinna möllu peale, selle hirmu peale, aga sa otsustad katkematu tähelepanu vaadata selle peale, mida Jumal on sulle rääkinud. Ja täna ma ütlen sulle, kui sa komistad ja kukud, Jumala arm on sind ja aitab sind, isegi kui sa oled väga rämedasse asja kukkunud, ta aitab sind, aga sa tea seda, et siin sinu valik, kuhu sa paned oma fookuse. Ja kui sa paned armu peale, tead, et Jumal tõstab sind välja, sa liigud väga kiiresti oma lombist edasi sellest, kuhu sa kukkusid ja hakkad ehitama uuesti. Ma olen seda mitmeid kordi läbi elanud. Täna ei jõua sellest kõigest rääkida, aga see on sulle julgustuseks. Amen. Amen, ma tahan sind nii julgustada, et võitlus on koos tema abiga. Ja Joosuale Jumal tõotas sulle, ükski ei suuda sulle vastu seista kogu su elu ajal. Vaata, kui põhjalikult Jumal kinnitas teda ja andis talle suuna. Töö, mis su ees seisab, on nii suur ja nii võimatu, et ilma tema abita poleks see võimalik. Oled sa nõus muga? See töö, mis Jumal sulle andnud, see võitlus, mis ta on sulle andnud, on nii suur, et ilma tema abita pole see võimalik seda teostada. Vaenlase jõud on nii suur, et nad käivad sinust üle. Nad domineerivad. Ilma Jumala abita see ei ole võimalik. Aga Jumal on sinuga. Amen. Jumal on sinuga. Kõik on võimalik temaga koos usu läbi. Ja see ongi suur. Need maad ja need pagan rahvad, keda Joosua pidi vallutama, need olid suured rahvad ja tead, paljud need maakuulajad tulid tagasi, need ütlesid, et need on hiiglased, need on nii palju suuremad, meie oleme nende silmis rohutirtsud. Ja see oli maakuulajate nii-öelda response või selline nagu tagasiside, mis nad nägid seal, mida tuli vallutada. Ja tõenäoliselt see oligi nii, nad olidki suuremad ja see oligi suurem kui nemad ise. Kui see Iisraeli, see militaarne ettevalmistus. Absoluutselt, nad olidki suurem, aga nende maakuulajate vahe oli see, et ühed maakuulajad otsustasid fokusseerida sellele, kui suured on vaenlased, aga teised maakuulajad, nagu Joosep Kaalep, otsustasid fokusseerida selle peale, mida Jumal ütleb, mis Jumal ütles. Ükski ei suuda sulle vastu panna kogu su elu ajal, nõnda nagu ma olin Moosesega, olen ma sinuga, ega jätasin maha. Wow. Lihtsalt nii ongi. Kui sa lähed suurte kollide vastu, kui sa lähed suurte meelevaldade vastu, kui sa lähed võimatutes olukordades, kuhu Jumal sind läkitab, siis sa pead teadma seda sama asja, mida Joosua teadis, mis on Jumal sulle rääkinud. Mul on igasugused ideed olnud ja igasugused laienemise plaanid ja programmid. Ja siis ma väga kiiresti tulen selle sama küsimuse juurde. Kas Jumal on rääkinud, et mine sinna ja võta see? Kui seda kõnetust ei ole, ma ei lähe, sest ma saan peksa. Või selles mõttes nagu lüüa. Või defeat, nagu vaenlane. Ma ei pane ennast võitlustesse, mis Jumal ei ole mulle seadnud. Ja ma olen jälle tänulik, et ta on hoiatanud. Ja õpetab mulle, et ma pean kuulma issandalt. Niisiis, need võitlused on liiga suured ja see, mis seisab ees, on nii võimatu, et ilma tema abita see pole võimalik, aga kõik on koos temaga võimalik. Sa pead tundma Jumala tõotusi, need usu kohta kaudu vastu võtma. See tõotus, mis Joosule anti, oli tõotus, seda sa pidid uskuma. Sa võisid ka mitte uskuda, see on niisugune klassikaline motivatsiooni julgustus, mis see aitab, on ju. Sa võid seda kohelda, seda Jumala tõotust, seda Jumala kõnetust, sa võid kohelda seda lohakalt. Aga tead, seda ei saa lohakalt kohelda, sest see on sild üle kuristiku. See on absoluutne ainuke asi, mis sind aitab. Seetõttu, kui me saame Jumalat kõnetusi, Jumal on rääkinud, issand kinnita mind 2-3 prohveti kaudu. Issand kinnitas, üks prohvet tuli, siis Jumala sõna tuli mulle lahti. Wow!
kinnitas mind. Keegi veel kinnitas. Sa saad kinnitatud ja sa mõtled ikka, et no mis need on ainult sõnad, no mis see nüüd on. Ei, sa pead kohtlema issanda tõotust ja kinnitust usuga. Ma usun, et see oli issandalt. Ma usun, et ta on selle taga. Ma usun, et ta toetab. Ma usun, et ta aitab mind. Amen. Saad aru, millest ma räägin? Me tihti nii arrogantselt suhtume sellesse. See on asi, mille me peame suhtuma usuga. Sest usust me jääme elama, usu kaudu on võimalik olla meelepärane Jumalale, see oli Abrahami kreedo. Ja Abraham pidi nägema usu silmadega, enne kui ta võis võtta vastu Iisakit. Iisak oli see, mida Abraham tõotas. 25 aastat pidi ta ootama oma tõotatud poega. Ta ei näinud seda, kõik oli võimatu. Tema abikaasa oli liiga vana, et üldse last saada ja 100 muud vabandust ja võimatut olukorda oli. Aga ta pidi uskuma, et see, mida Jumal tõotab, selle ta ka viib ellu. Amen. Nii et usk on see, mida sa vajad ja ma mäletan, kui 2024 me hakkasime seda Tim Halli krussaadi korraldama 4 linnas Eestis. See oli nii liiga suur, et seda lihtsalt nagu teha. Ja see oli liiga võimatu, et omas jõust teha. Ja siis mul oli, lõpuks tuleb see nagu, keegi peab otsuse tegema. Keegi peab oma naha turule panema. Keegi peab ütlema, ma lähen ja teen. Ma panen hullu, lähen narriks. Nüüd, ma ei lähe lihtsalt oma mingisuguse jõus, ma pean kuulma issandalt. Ma läksin issanda ette, issand, teeme või tee. On see sinu käest või? Oled sa selle taga? Sest mõtlen, kui issand seal taga ei ole, siis me kõrbeme 100-ga. Ja tead, see ei olnud lihtne. Me läksime juhatuses, pidasime nõu sellega ja siin ja seal ja keegi eriti ei taha oma pead pakule panna, keegi ei taha oma nahka turule viia, võtta mingeid rendilepinguid, mis võib tuua mingeid suuri miinuseid. See on reaalne, see nii on. Keegi ei taha teha niisuguseid riske, aga keegi peab tegema seda, kes seisab Jumala tõotuse peal. Ja tänu Jumalale Toompea kogudusega. See kogudus, meie kogudus. Tubli olete. Küll see oli rohkem juhatus, kes pani pea pakule, aga saad aru, see on meie. Me otsustasime koos minna usus välja, astuda selle sammu ja võtta see riski, et korraldada Imede krussaad evangelist Tim Halliga 2024 aasta, kes oli siin, teab, Alexela kontserdimaja oli 3 õhtut täis, pluss Pärnu, Tartu, Viljandi, pungil täis saalid ja muidugi imed, tunnustähed ja raha, mis sai kõik kaetud. Seal oli nii palju ususamme, et kes maksab, kust rahad tulevad, siis kes on meeskond, kes üldse korraldab, kas üldse inimesi tuleb ja kas üldse mingid imesid sünnib, äkki siuke eestlaslik vaimsus on sein ees kinni, midagi ei sünni. Nii palju asju, mis olid suured küsimärgid, kuidas sellega on. Ja tead, issand ütleb, et ma olen sinuga, siis sa pead usus välja astuma kõik need suured küsimused, mis vajavad usku, sa pead usus astuma välja. Jumal varustab, Jumal saadab tiimi, Jumal saadab inimesed ja Jumal saadab imed ja tunnustajad ja nii kõik sündiski. Amen! See on sulle täna julgustuseks, sest järgmise Tim Halli krussaadi nii-öelda korraldad sina. Piis, amen oli. Ma ei ütle metafoor, sa ei pea Tim Halli krussaadi, aga oma see asi, mida Jumal ütleb sulle. Palju neid amenne veel on? 6, 7, 8. 2 korda see öelda. 8. Noh, see, et sa amen ütled, see tegelikult, sa nagu nõustud minuga ja nõustud tegelikult mitte minuga, vaid nõustud usus välja astuma selle peale, mida Jumal sulle räägib. On ju nii? See on see, kuidas Jumala riik töötab. See on see, kuidas ristiusk laieneb. Ta ei laiene tehnokraatiliselt, kuigi Jumal võib kasutada seda ja kasutab ka tõenäoliselt. Mõni ütleb, me oleme sotsiaalmeedia ajastul, viskad midagi sinna sotsiaalmeediasse, kõik plahvatab, tead, ta ei laiene, kui seal ei ole seda Jumala vaimu taga. Ma olen näinud, me oleme teinud tasulist Facebooki reklaami, igat pidi, kõige nutikamaid asju inimesi kasutanud. Igast möllu oleme teinud, ma ei ütle, et see on vale, see on kõik okei, see on omal kohal. Aga ma olen näinud, et kui Jumala vaimu seal taga ei ole, kui seda inimese entusiasmi ei ole, tead, see inimese entusiasm, kutsuda inimesi, levitada asju, see on kõige parem. Kui seda ei ole, siis see tehnokraatiline, tehislik Jumala kuningriigi nii-öelda laiendamine, seal ei ole väge. Aga
kui sa astud usus välja, siis Jumal on sinuga. Ma tõmban otsad kokku, ülistustiim võib liituda. Kolmas, viimane punkt. Ja me saame juba tõmmata otsad kokku. Kolmas ja viimane punkt, mis puudutab selles sõjas olemist. See on väga oluline punkt, et sa mõistaksid seda. Inimesed pole meie vaenlased. Väga õige. Efesus 6:12. Inimesed pole selles sõjas vaenlased. Meie oponent on kurat. Hingevaenlane, deemoniid. Efesus 6:12, nagu vend juba tsiteeris, meil tuleb võidelda inimestega, vaid meelevaldade võimudega, selle pimeduse maailma valitsejate, kurjade taevaluste vaimudega. Amen. See on meie oponent. Ja nii tihti me võitleme inimestega, püüame neist võib-olla vabaneda, et võib-olla neid oma elust eraldada, aga meie vaenlane on vaimne. Ta on kurat, kes tuleb esmalt võita. Ja ma tahan selle tuua välja, sest et see paraku tuleb aeg-ajalt ikka ja jälle esile, et me näeme inimesi oma vaenlastena. Ja rääkides võitlusest ja sõjast, me tihti takerdume selle taga, et konkreetne isik on meie vaenlane. Võib-olla isegi sinu abikaasa. Me oleme, kes on abielus, tihti mõtleb, abikaasa, ta on suureks pinnuks. Sealt tuleb palju valu, ma saan aru. Aga me peame õppima aru saama, et inimesed ei ole meie vaenlased. Meie vaenlane selles sõjas on vaimne ja see on deemonid, kurat, need on langetinglid. Nende vastu me võitleme, mitte inimeste vastu. Mäletan, ma olin jooksmas ükskord üle 10 aasta tagasi ja mul olid negatiivsed mõtted ühe inimese suhtes ja need painasid mind ja andnud rahu mulle. Ma ei saanud lahti. See oli tohutu vaev, ma ei saa nagu rahulikult joosta. Ja siis ma sain aru, need painajad olid vaimne süüdistaja, kes minu sees süüdistas seda inimest. Ma sõitlesin seda vaimu Jeesuse Kristuse nimel kaua minema, mul tuli rahu ja tead, see inimene sai pärast seda õnnistatud ka. Nüüd, ma võiks mõelda, et inimene on vaenlane, aga tead, tegelikult see vaim ütles, et see inimene on vaenlane. See vaim ütles, et pane tal ära, süüdista teda, mõtle, nea teda. See vaim ütles mulle. Ma pidin vaimu pikalt saatma ja siis ma suutsin teda õnnistada palves ja siis ma olin vaba sellest ja siis ta saigi õnnistatud. Tead, miks? See on sellepärast, et inimeste südamed on territoorium, mida Jumal tahab tagasi vallutada. Inimesed ei ole vaenlane, vaid see on südamed, need on südamed, kelle territooriumid tahab Jumal tagasi vallutada. Ja see on mega oluline. See on mega oluline, mida Jeesus ütles. Armasta oma ligimest, vihka oma vaenlast. Ta ütles niimoodi, et nii on öeldud. See on niisugune nagu ütlus, see on niisugune mingi nagu vanasõna või mingi teatud kreedo, et armasta oma ligimest, vihka oma vaenlast. Siis Jeesus ütleb, ma muudan selle ära. Jeesus ütleb, et mina ütlen teile, armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad, et te saaksite oma taevaiside lasteks. Et ta muudab ära, kui sul on vaenlane, ütleme nii, et jah, meil on vaimne vaenlane, aga see tuleb selle inimese läbi. Või aru saada, see tuleb selle inimese läbi, see käib mulle närvides, see hävitab mind. Ja ma saan aru sellest, olen kogenud ka seda, inimeste läbi ta põhimõtteliselt tulebki. Aga tead, Jeesus annab retsepti, armastage neid ja palvetage nende eest. See on retsept. Miks või? Ta ütleb siin selles samas salmis, 45 salm, tema laseb ju oma päikest tõsta kurjade ja heade üle ja vihma sadada õigete ülekohtuste peale. Jumala arm on kõigi üle. Jumala armastus on kõigi jaoks. Ja see tähendab seda, et nemad on Jumala lapsed. Kuidas nad saavad minu vaenlased olla? Sest Jumal näeb mitte neid vaenlastena, vaid näeb oma lastena. See inimene, kelle läbi tuleb kius sinu ellu, see inimene tegelikult on Jumala poeg. Jumala mõtted ei ole, et kõrvaldaks selle inimese. Hei, see on tema poeg, ta süda on korrupeerunud, ta süda tuleb vabastada. Ja kui sina hakkad oma vaenlast seda inimest palvetama, siis Jumal saab, nüüd ma saan teda südant muuta, nüüd ma saan sinna tuua tervenemist, nüüd ma saan tuua sinna mingit lahendust. See inimene hakkab muutuma. Aga kui sa vihkad teda ja maksad kätte ja üritad jõuga igast asju teha, siis Jumala laps jääb abita, ta jääb justkui nagu selleta, mida Jumal tahab teha tema elu jaoks. Niisiis Jeesus õpetas meid paluma inimeste eest, sest Jumala isa jaoks on nad pojad ja tütred samuti, kellele ta tahab parimat ja õnnistust. Sinu vaenlased, inimesed, nii-öelda,
vaenlane kurat, aga inimesed, kelle läbi tuleb, on Jumala lapsed, kellele Jumal tahab parimat ja õnnistust. Vot seda võib-olla sul on raske sedida. Teie, kes te olete elanud terrori all või kannatanud palju ja seda on võib-olla raske uskuda, aga see on nii. Sest Jeesus õpetas, palvetage nende eest. Jumala arm laseb ka nende peale sadada vihma ja nemad saavad ka kõndida ilusas looduses ja päikese käes ja värske lume peal. Nendele on samamoodi kõik Jumala õnnistused käes. Palveta nende eest, siis nende südamed hakkavad vabanema. Jumal tahab oma vaenlastest teha oma kaastöölised. Vau! Kas sa tead seda, et see on kõige aulisem asi, et see, kes nii-öelda on vaenlane isik, Jumal tahab temast teha oma kaastöölise. Mäletate Paulust? Paulus oli enne Saulus Uues Testamendis. Mis Saulus tegi? Ta kiusas kogudust taga, tappis kristlasi. Kas ta oli vaenlane? Jah. Tegelikult kurat on vaenlane, aga ta leidis ühe venna, keda kasutada, kes oli piisavalt nagu uksed lahti talle kuradi jaoks. Ja saatan hakkas kasutama teda. Nüüd, Paulus oli kõige hullem vaenlane. Mis Pauluga juhtus? Damaskuse teel kohtus Jeesusega, pöördus täiesti. Paulus oli täiega Jumala mees, kirjutas 3/3 Uut Testamenti ja ta sai suureks Jumala kaastööliseks. Amen. Mõtle selle peale, kui sa vaatad oma vaenlast. Mõtle selle peale. Küsi Jumalalt, milliseks Jumal tahab, et need inimesed sinu ümber, need vaenlased nii-öelda, milliseks Jumal tahab nad muuta, kes sind taga kiusavad. Eesmärk pole neid eraldada või neile ära panna, vaid palvetada nad Jumala kaastööliseks. Amen. Mina teen seda iga päev. Ma teen seda kogu aeg. Ma palvetan kogu aeg. Me saame iga päev prohvetlikke sõnumeid inimestele, kes on eemale jäänud, kes on kinni jäänud, kes on staatus koosse jäänud. Need illustreerivad seda, et Jumalal on mõtted, head plaanid nende jaoks. Ta ei ole nendega lõpetanud. Sest Jumalal, kui sa saad sõna Jumala käest nende jaoks, siis sa mõistad, et Jumal ei mõista nende üle kohut, nagu meie tahaksime mõista, vaid Jumal ilmutab neile tema plaani, tema südant, tema teed edasi ja tema teed välja. Amen. Oled sa minuga nõus? Tõuseme püsti. Isa, ma täname selle hommiku eest. Ma täname, et sinu sõna on siin selles paigas. Ma tänan, et sinu sõna on meid elustada ja vabastada, issand. Ja isa, ma tänan, et su sõna on nii palju rohkem. See annab meile usukindluse, et välja astuda keerulistes olukordades. Et sinu kuningriik võiks laineda, issand. Ma tänan, et su sõna on see, mille peale ma võime öelda, et see on sinu tõotus ja ma loodan, issand, ma tänan su sõna eest täna hommikul, issand. Ma palun, et igaüks oma südames kuuleks, mida Püha Vaim neile räägib, nende vaenlaste kohta, nende territooriumide kohta, kus nad elavad ja töötavad, et kuidas seal laieneda, kellele mida öelda, kelle eest, kuidas ja mida palvetada. Issand, ma tänan, issand, et see sõda meie jaoks saab palju reaalsemaks, issand. Ja ma tänan, et see ei ole ebameeldiv, see on tegelikult meeldiv, see on põnev, see tekitab asarti, see tekitab põnevust, sest inimesed, nende elud muutuvad, need silmad lähevad särama, nende igavikud saavad lülitatud sinu kuningriik. Issa, ma tänan, et see on kõige põnevam võitlus üldse, milles osa olla. Aitäh sulle selleks, et me oleme kutsutud sellesse vaimuliku võitlusesse. Meid on kutsutud maailmast välja, me oleme päästetud eesmärgiga. Me oleme koguduses mingi eesmärgiga. Isa, ma palun, et Püha Vaim, sina kõnetaksid igat üht, värskendaksid nende eesmärke, nende kutset, nende ülesannet. Näha sinu silmadega oma ümbritsevat keskkonda, näha lootust, näha tulevikku, näha inimestes, mis sina võiksid nende jaoks teha, nende läbi teha, kuidas sa saaksid neid kaastööliseks teha. Isa, ma palun, et see ilmutus tabaks igat üht meid täna hommikul selles paigas, Jeesuse Kristuse nimel. Tänu ja kiitus sulle, Jeesus. Tänu ja kiitus sulle, issand. Tänu ja kiitus sulle, Jeesus. Tänu ja kiitus sulle, Jeesus. Tänu ja kiitus sulle, Jeesus. Aitäh, et sa oled siin oma vaimuga. Tänu sulle, Jeesus. Kiitus, Jeesus, sulle. Tänu sulle, issand.
kogen, et nagu nägin pilti, see on nagu nii-öelda vanakooli pilt, võib-olla nooremad inimesed ei tea, millest ma räägin. Aga olid nagu sellised nagu kastid ja seal olid CD-d sees, nagu teate, mis on CD, eks ole, vanem põlvkond saab aru. Ja CD-d olid seal sees ja ma kogen, et need on nagu laulud. Igal ühel on nagu oma laul laulda. Ja ma kogen, et see kast on täis ja ma kogen, et Jumal kutsub sind võtma üks CD välja ja jooksma sellega. See on nagu vaimne kutse. Sa võtad selle laulu ja sa jooksed sellega, sa kuulad seda ja sa lähed sellega. Nii et kui sa oled sina ja tahad võtta oma kutse ja oma laulu, haarata sellest CD-kastist, tõsta oma käsi. Issand, me vabastame täna selles paigas sinu laulu, sinu kutse, sinu plaani, mis sa tahad praegu välja anda Jeesuse Kristuse nimel. Seda võitlust võidelda, selles võitluses käia Jeesuse Kristuse nimel. Tänu ja kiitus sulle, Isand. Tänu ja kiitus sulle. Amen.